Nii, huvitav, kui see Friida nüüd jalga lasi. Friida läks juba tuppa jahedasse või? Ja siis ma lähen sealt üle Pärnu maantee ja siis hakkan vaikselt sealt nagu Engest ja Libatsest veel nagu ida poole, siis lõpuks lähen sealt, on vist Kaiu või mis, ei mitte Kaiu, Kaismaa. Mingi järv on seal, sealt ma lähen nagu rabaserva mööda läbi. Kaismaa järv on. Jah, see on kuskil seal Järvakandi ja Vändra vahel umbes. Jah, sealt ma lähen nagu lääne poolt läbi siis. Ja siis noh, jah. Kuule okei. Jaa. Aitäh. Okei, läks nii. Õige natukene on stardist mööda läinud. Sellised mõnusad põlluvaheteed. Nii. Nüüd me lahkume endise Poljeviku koloosi maadelt ja liigume läbi Metsasaarile, mis oli juba Audrusovhoosi jutt. Selline väike kraaviäärne tee, mitte just kõige siledam. Nii, nüüd tuleb nüüd kohe pööramine raba peale. Pildi pealt tundub, et see on mingi täielik mets, kus ma sõidan, tegelikult on väga hea kõva ja kiire tee siin all. Nägin sõbralikku mesinikku, kes vahetas muljeid teemal, kas ja kuidas üle raba saab. Peaks nüüd kohe keerama tee paremale metsa vahele. Nii. Mingi ülekäik siin on. Okei, väga ilus. Nüüd on isegi mingi asjaga liigutud. ATV võib-olla. Peab natuke aega, siis järgmine lülitus on raba pealt. Turba välja. Ja saab olema rahulik sõit. Need materjal on siin pehme. Tundub, et turbamasinad töötavad või suur pilv on üleval. Ja, paistab küll, jah. Hoolimata pühapäevast. Päris üüratult suur on see plats siin. Magistraal. Seda teed siin ikka jätkub. Mets seal taga peakski olema see minu sihtraba lõpp. Mitmesuguseid ägedaid turbamasinaid. Tolmuimejad ja ületasin Pärnu maantee just. Siin on kuskil poolne kohti veel, aga ma ei hakka siit läbi minema. Kaardikõrved ei ole tee joonistatud jõkke. Väike sillake tulema kohe. Sealt turbatööstuse juurest tulin välja. Imeline ilm.
rada on olemas, väga positiivne. Ja sild on ka olemas. Vau, rippsild. Okei, selline. Siin vist ei sõida. Just in case. Mida kõike saab lehitada lennuväljast. See on nüüd Sauga jõgi, mida ma ületan. Väga ilus. Vaadates selle tee olukorda, kus ma sõidan, siis ma arvan, et see silt ütleb eratee, läbisõit keelatud või midagi muud sama totakat. Võtame. Ja toimusid oli tellist tilge välja arvatud omaniku kirjaliku loal. Nice. Privacy and distraction. Meie liigume edasi Are poole, aga meie, sina, mina, onu Joosep, Reho Nõukogude armeest. Näeb, töötav veetorn, pumbajaam ja mingi lont. Äge. Need laiendused siin. Need on tuulikute vedamiseks, siit hakatakse kuskile sinna Tootsi turbaraba ja kuskile sinna. Siin hakatakse neid suuri tuulikuid vedama. Ja siis on ristmike peale on tehtud need laiendused, suured need on mingi megapikad, ma ei tea, 80 meetrit või midagi taolist. Labad siin pöörama mahuks. See on alpakafarm. Nüüd ma olen teel teise läbimurdesse. See tee peaks mingi hetk otsa saama ja siis tuleb natukene sihti mööda kõndida aerofotode järgi. Aga seal olid ka raielangid, ilmselt väga hull ei ole. Või siis vastupidi. Ja 300 meetrit hiljem. Aga see on veel üsna sõidetav siin. Äsusilmad. Ja olid ka kullerkupud. Pidid olema mingi kaduv liik, vähemalt kullerkupud. No, näed, siin olidki kullerkupud. Pole enam sobivaid kasvutingimusi. Siin on väga huvitaval meetodil kraavi süvendatud. Lihtsalt kopp on sõitnud mööda teed ja tõstnud mingi suur lend. Hirmus. Ja tõstnud lihtsalt välja tõstetud asja tee peale, nii et pool teed on kinni. Ja olen siin mingite privaatsusentusiastide mängumaal igal puhul üks eratee teise otsa. Nii need teed välja surevadki. Mõnusad hiiglaslikud heinamaad. Väga suur metsamassiiv tuleb nüüd, mille ma hakkan läbima. Niisugused pikad sirged teed. Eelmises ülekandes antud info, et nüüd tuleb väga palju sõitu mööda metsateed. Ei vist vale, ma arvan, et ma ei ole veel selle koha peal, et see on üks 3. läbimurre nüüd. Ja minu meelest siin pidi olema metsasiht või midagi taolist, aga tegelikult ma ausalt isegi ei tea. Praegu ma vaatan, et see siin keerdub. Et mis koht see siin oli, mis siin vahem pidi. Igatahes on siin metsapeamasina tullult möllanud, väga palju on siin loomajälgi pori sees. Aga siin on suhteliselt hea sõita. Kõvaks on kuivanud see asi siin. Väga kõvaks.
kolmas läbimurre. Jõudsin ilusti mööda. Jälle oli hunnik erra maas. Huvitav. Jääri ehitatud viivast. Mida privaatselt seal veel tehakse. Vahepeal on täiesti meelest läinud filmida. Oli pikalt siukest RMK metsateed, sirget, kruusast. Kvaliteetset. Nüüd on asfaldi peal. Oja äär, see on küla nimi. See näeb välja nagu mingi vana koolimaja siin. Ma ei tea, mis maha. Mine koju! Mine koju! No nägid. Koer. Nii. Sellises kohas nagu Velise. Ületan Velise jõe. Ja jõuan Märjamägi helgoonda. Velise jõgi on päris suur asi. See läheb lõpuks Kasarisse välja. Terve, jõudu! See on nüüd Reerrann, siis ma käisin mõni aeg tagasi läbi. Kui ma tegin Rapla Kriisipere sõitu, see on siis Vigala jõgi Sulu küla juures. Igamine vana võimas silla postist. Ja varsti tuleb Haimre. Seal on plaanis peatus teha. Süüa või leib. Tšau! Ja tankida. Tere! Lähenen Märjamaale. No seal Haimras midagi ei olnud, siis ma otsustasin, et ma lähen käin Märjamaal bensakast läbi. Võtan kas Coca-Colat või õlut või midagi ja tangin vett. Võileiva sõin juba ära, väga hea oli. Siuke lahe väike metsatee. Paralleelselt maanteega siin kuskil. Astun läbi palvemajast. Klassikaline burger, kohvi, õlu, Statoil, laks. Tallinn-Pärnu maantee. See on nüüd see vahet Märjamaalt Tallinna poole kohe. Sirge. Selliseid vaatamisväärsusi. Niisugune paarisaja meetrine lõik Pärnu-Tallinna maanteed. Ulu laskun maha. Tervist! See oli Vaimõisa. Keegi oli täna õhtuvalgusest siia fotografeerinud olnud. See näeb
Kõrgel tee. Okei. Laudad. Võitab näeb välja nagu mingi, pigem mingi kuur kui karvel. Arborast läbi. Kell on 10, 6 tundi on sõidetud. Vist külmaks on läinud. Ma panen säärised peale. Ülesse veel jopet ei hakka panema. Üleval lihtsalt mõnustan. Natuke jahedam. Põlvedel hakkab külm. Kui ma koju joon, et siis on mingi 11 kraadi umbes sooja, et see päris jahe juba. Okei, 102 kilti on sõidetud. Siis umbes 56, 57. Jänesepoiss või kits või? Näete seal jookseb paralleelselt võidu. Kits jah, päris hea. Okei, nüüd pani kõrvale. Enne oli veel mingisugune erukas rabistas võsas. Niimoodi kananaha ihule. Õudne. Siin on üks sellest teest kõrval ühe koha pool on üks vana mõis, mis elas Kreutzwald kunagi ammu. Ja sealt mõisast oleks tegelikult saanud Varbolasse läbi metsa, aga seal on jällegi eramaa ja pullide karjatamine kahjuks. Kunagi see RMK matkatee läks sealt läbi. Või vähemalt pidi minema, seal oli isegi sild üle ühe jõe tehtud, mis on vist tänaseks ma olen juba nüüd häbinud. Nüüd see RMK matkatee läheb siit kaudu. On oluliselt igavam. Mis teha? Õhtust! Veerand 12. Päris pikalt tuli asfalt. Nüüd keerasin põllu peale. Panin jope selga ja söön põlegi. Mis läheb korra kuskile nagu metsa vahele lambiga peale. Päris lahe, ega ma ise ka ei mäleta, niisuguse raja ma tegin, kus ma nüüd olen. Ma peaks vist kuskile sinna Hageri poole praegu liikuma, aga 100% kindel ei ole. Suund on nüüd põhja poole. Nüüd hobuste koppel kõrval on nüüd hobuseid ka. Midagi lahedat ka. Viluvere rannamoodustiste single track. Niimoodi öösel lambivalgel eriti vähe sõita. Hästi mõnus keerutab ja üles alla. Väga pikk.
Tembu-vembu maaga selja taha jäetud. Siit tõmban korraks läbi väikeste rajade ja siis on juba nokk Saku poole. Praegu on plaan, et Sakust kergliiklusteed mööda, Männiku teed mööda. Siis vaatan, kas läheme üle raba võib-olla. Ja see on Saku. Ja see, mu härrad, on Saku. Saku. Saku, 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 Saku. Jaa, nüüd jääb kuulajatel ära arvata, kus me nüüd oleme. Ja mis need seal paistavad? Need on tuled. Suurlinna tuled. Ja la 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 la. Oh.